Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Ükskõik, milline on sinu fantaasia. Selleks sobiva Eestis valmistatud Marmella voodi leiad voodike.ee. Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Meil on juba meeleolukas vestlus käimas selle pärast, aga miks? Meil on palju naisi koos ja peab tunnistama, et rohkem kui 2, see tähendab seda, et meil on palju jututeemasid ja head varsti saabuvat rahvusvahelist naistepäeva. Ma juba unustasin ära selle. Ma saan aru, et sa oled elanud. Klaasi hoitakse nii, kallis. Nii, kui madalalt ma pean hoidma? Ei, sa hoiad sellest kitsast kohast kinni. No, ma hoidsin peaaegu. Nii. Siis teeb klaas ilusat häält. Ma saan aru, et sa ei ole selline väga nõukaaegne daam, et sul mingi naistepäeva teema oleks üleval või? Me võime rääkida naistepäevast küll. Kas sulle kingiti ka koolis mingisugune matšalka? Kui naistepäev oli? Meil oli. Mina näiteks sain. Mingi nõudepesu käsn oli pulga otsas. Kõik klassitüdrukud keskkoolis said. Ma olin väga üllatunud. Naised peske nõusid. Jaa, just. Ei, aga meil oli ka see tava, et poisid tegid naistepäeval kingitusi. Üks oli hästi tore naistepäev, mul tuleb praegu meelde, et iga tüdruk sai ühe rulluisu. Tavastati ilmselt siis, eks ole, paaris, aga me saime kõik ühe rulluisu. Kus oli 4 ratast all. Mis te tegite nendega? No üks me sõbrannadega siis jagasime sõidukordi, ma arvan. Nojah, meie klassis oli ainult 5 poissi, et neil oli nagu 25 tüdruku peale väga raske kingitusi teha, et meie saimegi nõudepesu nuistikuid. Aga on see üldse sinu jaoks mingi oluline teema, et see on ju mingi siuke feministlik töötavate naiste püha? See feminismi teema mind üldse ei kõiguta, aga ma mõtlen, et see oli oluline siis, kui me elasime. Mina elasin, ma ei tea, kas sina elasid Nõukogude Liidus? Mina elasin ka, ma arvan. Et siis see oli oluline, siis kui ma välismaale kolisin ja mu mehel ei tulnudki meelde. Sul on nelkedu? Ei, nelgid mulle ei ole meeldinud kunagi, aga kui tal ei tulnudki meelde, ma vaatan kalendrisse, on 8. märts ja ta ei toonud mitte midagi, tal ei tulnud isegi meelde, et on rahvusvaheline naistepäev, siis ma olin küll natuke solvunud, aga välismaa meestel ei lähe see korda. Nemad ei tähista seda rahvusvahelist naistepäeva, et see on meile jäänuk minevikust. Ma mäletan, selle ajal, kui me Õhtulehes koos töötasime, siis ükskord... Me ei ole koos töötanud Õhtulehes, vabandust. Me oleme samal ajal töötanud. Oleme. Ja muidugi oleme. Ma ei ole siin kordagi toimetuses näinud. Ma töötasin kodus. Aga siis toodi siin alailma, ma ei tea, Stefan või keegi esines kusagil kohviaparaadi kõrval. Õhtulehes tähistatakse siiamaani ja tuuakse keegi esinema. See on jumala fine. Ja seal tähistatakse kõike. Vastlapäeva, Kadripäeva, Mardipäeva, aastavahetust, kõik on vastavalt teemale. Meil on hästi tore, teda ei tohi sekretäriks kutsuda, kuidas tal oli oma... Juhi abi äkki või mingi büroo assistent, midagi peent. Ja tema on hästi selline tore ja hoolitseb alati ja kuidagi teemasse läheb hästi sügavuti sisse. Aga sul on nagu üldse oluline, et sind nagu kuidagi naisena tuuakse esile mingi 1 päev aastas või ei? Ei, naistepäev selles mõttes küll mitte, aga kui Heimar Lenk ikkagi tuleb peotäie nelkidega, siis on küll tore. On tulnud? Ja. Me kunagi suhtlesime hästi tihedalt, kui me tegime koos saateid ja mulle meeldivad sellised vanakooli mehed.
ja see on tema jaoks oluline. Tema jaoks on see rohkem oluline, kui mulle saada need nelgid. Tema jaoks on see žest oluline ja kui ta tuleb intervjuule ka, siis tal on alati lilled kaasas ja minu meelest tort isegi on kaasas. Ühesõnaga, see on nii armas ja see on nii tore. Ja... Nagu Jüri Ratas, kes viib kõigile torti. Just, et need asjad on kõik toredad. Mulle meeldib kingitusi saada. Et sa ei ole kellegile neid nelke ja torte vastu pead löönud? Eimarile ükskord panin, aga Ken filmis, siis oli vaja mingit sisutorte. Siis ma lõin talle nelkidega vastu pead. Aga ei, naistepäeva võiks tähistada küll, aga kes see meil viimane kord nüüd, kas sina olid ka kamba? Ei olnud vist, kui me salvestasime, et keegi kiunus, et mis asi see nüüd on, et kogu aeg tähistatakse naisi ja naistepäev, siis tuleb ju emadepäev kohe otsa. Ma ei tea, siis tuleb ju pikk paus, siis ei ole ju midagi naistega seoses. Aga keegi seletas, siis tal tuleb naisel kohe sünnipäev ja siis tuleb jõulud ja vabandust, ma ei tohi jälle klatšivõttu rääkida, aga see oli Sarrapite perekonnaga. Sarrapite perekonnaga tegin hommikusöögi ja siis oligi, et Indrek, kellest ma arvasin, et ta on hästi tagasihoidlik mees, ei tahtnud üldse intervjuule tulla, aga ma tegin nendega naistepäeva intervju. Siis ja palusin, et ta tuleks ikkagi kaasa ja ma lubasin pidulikult või ausõna, et ma ei piina teda, et ta saab seal olla nagu taustal, lihtsalt limpsime kõik koos kohvi ja kooki ja sa ei kujuta ette, kuidas ta üllatas mind. Ta on nii äge mees, ta on nagu nii terav ja nii särtsu täis ja selline nagu... Ja, ma olen ka nende juures käinud, kas oli äkki, siis ma olin TV3 ja siis ma viisin neile kuuse ja siis me ehtisime kuuske ja kõik oli väga tore. Ja nad on mõlemad ja siis ma mõtlesin natukene Birgiti peale ka, kui ma läksin intervjuule, nüüd ma räägin jälle kõik ära, see on šampanja süü, et jälle mul klatsi jutud, aga ma läksin, vaata, on osa inimesi, kellega sa lähed intervjuusid tegema, siis sa mõtled ikkagi hommikul juba minnes, et oh my god, sealt täna ei tule küll mitte midagi. Et see tuleb üks selline tore nunnu tasapaks. See on hea sõna, jah. Siuke Eesti asi. Ja sorry Birgit ja Indrek, aga teie puhul ma tõesti mõtlesin, et selline, sobibki naistepäevaks või emadepäevaks või ma ei tea, selliseks ümmarguseks jõulud näiteks. Nemad on... Ja siuke jõulumaale toi, vaata neil on ju seal jõululaadal ka mingi kiosk, kus nad müüvad igasugust Eesti disaini. Ja nad mõlemad üllatasid. Minu meelest nad läksid vahepeal isegi natuke raginasse ja ei, see on nii, ei, see oli nii, mina tahan seda, sina tee seda. Ühesõnaga, see oli nii äge, ma lihtsalt vaimustasin ja mu kõige ägedamad intervjuud ongi need olnud, kus ma natuke nina viltu lähen intervjuule. Ei oota midagi. Tead, ei oota mitte essugi ja sealt tulevad parimad asjad ja siis, kui ma lähen nüüd tuleb midagi ägedat. Just täpselt. Ei, kõik minu külalised on väga toredad olnud, nad on suutnud mind üllatada ja ma olen suutnud nad rääkima panna, mis on kõige toredam. Selle puhul ju sinu puhul ei kahtle absoluutselt. Aga kuidas sinu elus on olnud naissuhetega, et on sul nagu selliseid elu läbivaid sõbrannasid või on nagu naised omavahel kogu aeg mingis konkurentsis, et sa kunagi ei tea, millal keegi sul mehe üle lööb või keegi sul selja tagant noa selga lööb, sest kui öeldakse, et meeste vahel on vendlus, siis naiste vahel on õelus, mis ei tule sõnast õde, vaid tuleb sõnast õel. Sest naised ikkagi mingil määral ju konkureerivad omavahel. Eks nad lõpuks ikka konkureerivad, jah, aga ma mõtlen, et see on huvitav küsimus nagu, et sõbrannatamisega. Vaata, kas me rääkisime siin saates, ma enam ei mäleta. Meil on nii palju saateid. Et mis ma need viimased nii-öelda, mis ma tegin neid head tüdrukud, pahad tüdrukud, sa võid ju omamoodi, kui sa Liina Pulges isegi oli heades tüdrukutes, eks ole, me aastaid käisime ju, me 5 aastat vist tiirutasime ringi nende vestlusõhtutega ja siis me olime ju hästi tihedalt koos, eriti meil olid sellised suvetuurid, sa oled ju ninapidi koos, sa oled selles tuuribussis koos, siis sa ööbid kuskil hotellis koos, õhtustad sööda hommikust koos, teed etendust koos, et siis sa nagu vennastud, õelustud nende inimestega ja siis on kõik nagu hästi tore, aga kõik need asjad saavad mingil hetkel otsa, mis on hästi kummaline, kuskilt piirilt
naised lähevadki jõelaks, jah, sul on täiesti õige tunne nagu, et sa hakkad midagi, millegi pärast läheb, ma ei tea, kas meestel on sama asi või suudavad nad kohe nagu selle asja selgeks siluda. Mille pealt see tekib? See tekib siis praegu konkurentsi pinnalt või kes on ilusam või kes on targem või kes on parem või kes kellele ära paneb või? Ei, see võib juhtuda sellest, et mingist imeväiksest asjast näiteks, et kui meil oli etenduste teine pool ja saadetakse küsimusi, saadeti meile, et vaatasime siis oma saidilt ja siis mõni julges otse ka küsida. Näiteks sa saad kõige rohkem küsimusi ja sinu kõrval istub keegi ja kellelt ei küsita mitte midagi. No see võib olla, ta naerab küll, on ju, jube halb. Ta võib naerab küll seal külje peal, aga tegelikult tal jääb väike okas kriipima, mis on täiesti arusaadav. Aga see on ju arusaadav, et sina oled staar ja nemad ei ole. Ei, aga ma mõtlen, ma keerin nagu natukene veel tagasi. Ma mõtlen, et ma käisin sellise, jumal, mis asja ma kõik olen teinud. Ma käisin ju ka komöödiateatriga. Sa olid laval näitleja. Ja ma olin ka näitleja ja siis mul tuleb meelde. Norman ja Milling olid ka või? Ei, meil oli, issand jumal, kes seal olid? Seal oli Aleksander Ots, siis oli, issand, ma ei mäleta, kes seal olid. Kristel Aaslaid oli, siis oli see, vana inimene juba, ma ei mäleta. No ühesõnaga, seal oli 3 meesnäitlejat ja 3 naisnäitlejat. Minul kõige vähem näitleja kogemust on ju. Mis ma tahan öelda on see, et me nagu vennastusime jällegi ja näiteks ma tundsin küll, mina, kes ma olen suht selline siis ma tundsin, et ma ei olegi ühel hetkel staar. Kristel Aaslaid oli staar. Wow. Sellepärast, et temalt taheti kõige rohkem autogramme. Teda tuldi nagu vaatama. Ta oli hästi kuum, siis oli see mingi Padjaklubi või mis seriaal veel jooksis ka. Ja siis ma sain tol hetkel, ma sain aru, mida tähendab see, kui... Sa oled teine. Just. Ja see ei tekitanud mus viha või sellist kadedust, aga see tekitas sellise natuke kriipis küll seest. Ega ma sellepärast kurjaks ei läinud. Ei läinud netti mingeid anonüümseid kommentaare kirjutama. Aga ma sain sellest tunnest järsku aru, et see ongi nii. Ja siis ma sain nagu edaspidi aru ka sellest, et okei, et kui et mina olin see number 1, siis mida need teised minu kõrval seal tunnevad. Sest Brigitte ja Pärtelpoeg oli, Brigitte Susanne Unt ja Kristina Pärtelpoeg, oli ka selline tunne, et ma nägin küll, kui Brigitte läks keema, kui... Saagim sai lilli ja küsimusi. et ma nägin küll, et sealt tekib sellelt pinnalt. Aga tema ju küll peetis sind, kui sa Tiiule intervjuu andsid, et siin on mingi vanem ja siis, kus sa seda tead, käisid meie etendusel või? Ja ma kirjutasin selle loo. Okei. Ja siis ta võttis ja tead, mis naiste vahel läheb kõige õudsemaks lõpuks. Kuna meil on vestlusõhtu, siis me räägime hästi päevakajalistel teemadel ja isiklikel teemadel. Ja lõpuks läks niimoodi, et meie mänekas ehk manager ütles, et tüdrukud, et see ei ole enam naljakas, mis te seal laval teete. Te lihtsalt panete üksteisele puid alla ja mõnitate üksteist. Sest siis võttis läheme lavale ja Brigitte ütleb, ja nüüd õnnitleme umbes Anu Saagim, kes pääses Tiiu kaanele. Järgmine on kindlasti see 60+ ja on meil 70+ ajakiri ka veel. Ma ei tea. Ja see etendus algas sellega nagu. Palju õnne, sa oled vana. Ja siis mis tunne sa mõtled, et mul on tollel hetkel, meil peaks tulema tore vestlusõhtu, nagu räägime igasugustel ägedatel teemadel ja siis ta paneb su kohe paika, et sa oled lihtsalt vana. Sa oleks võinud mulle otse seda öelda, aga ta ütles seda osavalt ümber nurga ja seda juhtus tihti ja ega ma ei jäänud ju siis alla. Ma krabasin ju siis tema mingi aluspesu seal laual. Ei, mitte niimoodi. Ma võtsin siis mingisuguse isikliku asja kraapisin sealt, ütleme aluspesu kraapisin sealt sahtlist välja ja viskasin ka letti ja niimoodi me hakkasime pendeldama ja siis ma mäletan, et Pärtelpoeg oli vahel niimoodi seal kõrval ja hoidis lihtsalt peast kinni ja ütles appi, lõpetage ära. Et see oli nagu 2 kassi just kaklus seal lava ja siis kõik ülejäänud saal vaatab seda tranglit pealt. Ja keegi ei naera. Ja keegi ei naera ja see ei olnud tõesti naljaks. Ehk siis me tulistasime teisele lihtsalt. Ja see ongi see. Ja mina arvan, et meil läksidki mitmed asjad
just nende etenduste puhul, et kui me algul tegime Liinapulgas, siis oli see Reedu, aita nüüd. Keiti Jõumägi, jah. Keiti Jõumägi, meil on tausta hääl, minu jõumeikar, et ma jumala pärast oleksin kogu aeg sile ja hoitud, et ükski ripsmekarv viltu ei oleks. Ja kõik saaksid iga jumala kord sulle kirjutada, mitu näoringlõikust, mitu botoxit ja mitu ma ei tea mida. Ja mis on su ilusaladus? Just. Ja Keiti, siis kui me olime Liinapulgas, mina ja Keiti, siis oli nagu väga... Rahumajas. Siis oli millegi pärast rahumajas. Keegi ei konkureerinud ilmselt. Just. Ja siis enam, siis otsustas, Brigitte nägi, kui hästi meil läks, siis ta otsustas tagasi tulles. Tema oli alguses pidi olema ju meiega kambas. Aga ta ei julgenud esimestel aastatel meiega kaasa tulla. Aga mööda ikkagi tütarlapsest sirgusnaine. Ja ühesõnaga, siis ta tuli lavale, võt siis läks nagu käest ka ära, sellepärast, et siis oli jälle Liinapulgas pidi meid kogu aeg korrale kutsuma. Kogu aeg tulistasime nagu teineteisele, et me ei saanud. Liinapulgasega mul ei tekkinud seda asja, aga meil just kuigi tema on ka üsna terava keelega tütarlaps. Ai, ma pean ikkagi ütlema Liinapulgas, sa ütlesid ka mulle mitu korda kehvasti. Muidugi, tead mis asja? Kõikide nende koosluste puhul, kui mitte keegi ei oska mulle mitte midagi muud halvasti öelda, siis nad lähevad mu vanuse kallale. Jah, sul on õigus. Liina, sa panid ka mulle puid vanuse kalle tegelikult. Et ja, ta kohe tõi mu, kui ta nägi, meil läks nagu asi, läks nagu kuskile mingi piirini, rahvas oli juba fa, kõik oli nagu, siis Sutsaki tuli ja ütles midagi vanuse kohta ja siis minul läks see nagu mott alla selleks hetkeks, ma võtsin vaiksemaks, mõtlesin, aga ma sulle pärast näitan. Aga kuna mul on hästi viha kiiresti üle, siis ta sai selle moti alla ja mul läks nagu see intensiivsus maha ja siis ta sai esile. Särada. Just. Seda juhtus küll. Aga kas see ei ole siis naiste vahel kogu aeg nagu see lumivalgekese ja tema võõrasema puhul, et kõik nagu vahivad kogu aeg peeglisse ja küsivad, et peeglike seina peal, kes on kaunim, targem, parim kogu maal ja siis kõik naised hirmsasti nagu võitlevad selle nimel või? Ma alateadvuses, ma arvan, et see on juba tulnud kuskilt ürgsetest aegadest. Et ma tahaks öelda praegu, ei, meil ei ole mitte midagi, kõik on jumala hästi. Et siis kõigiga tekib ikkagi mingisugusel hetkel. Kuigi ma pean Ketit meenutama, Ketil mul vist ei ole olnud sellistes. Ja mu jõumeikar Reedu ei ole ka vist mulle kuskil lava peal ka puid alla pannud. Aga kas üldse naiste vahel selline klassikaline sõprus? Südamesse. Ja südamesse, sest alati on ju see, et keegi usaldab kellegile midagi, keegi räägib midagi välja. No ma jätame kõrvale selle tänapäevase variandi, mida me oleme siin juba küll nagu hagenud, et ikkagi pärast see kuidagi kahetsed oma avameelsust või avatust või ja siis et ma lobisesin midagi välja. Ja siis tekib küsimus, kas sa üldse kedagi usaldada võid, et meestega juhtub seda oluliselt vähem, sest mina näiteks mingil hetkel tundus, et meeste seltskond on nagu palju usaldusväärsem, et nendega on palju lihtsam asju ajada. Ja mul läks ikkagi nagu aastaid aega, mitte et mul oleks kurbi kogemusi, aga mulle tundus, et naised, milleks. Polegi sinu käest küsin, mis sul on naistega? Naistega või? Mis värk sul on? Ja sa tahad küsida, kas mul on olnud lesbisuhted ja kas mul on kellegagi suhelnud? Kuidas neid küsimusi on mulle 100 korda esitatud, nii et ma tean, ma ei mäleta otseselt mingisuguseid siukseid noa sellega. Mul on vist nagu selles mõttes sarnane sulle, et ma ei suuda eladeski meeles pidada. Et sageli minuga on võinud juhtuda seda, et ma olen inimestele neid endid taga rääkinud, et ma olen lihtsalt kuulnud mingit head lugu. Nende kohta. Ja nende kohta ja siis ma unustan ära, et kellele ma seda räägin ja tead, mis ma kuulsin. Sinu kohta? Ei, ma saan aru, et mingi lugu on, aga siis mul tuleb meelde, et ups, kellele ma nüüd seda räägin, et selles mõttes on küll, et ma olen millegipärast pidanud nagu härrasid usaldusväärsemaks, aga muidugi meediameestega on see, et need ei vasta ühelegi reeglile, et seal on nagu sõel, et seal ei püsi nagu midagi paigas, et seda usaldust nagu üles ehitada. Eks me ikkagi kipume rääkima, olgem ausad, räägime taga seda, keda parasjagu seltskonnas ei ole, sellest me... See, kes püsti tõuseb, siis öeldakse, et kuule tead, mis ta oli nüüd siis? Ei, isegi mitte seda, keda, kes läheb korraks tualetti, aga ei, ma ei mõtle isegi seda. Mõtlen seda, keda parasjagu ei ole, eks me ikka räägime. See ongi maailm, ongi selle peale kuidagi üles ehitanud. Aga mida ma räägin? Aga millest me räägime? Kui
siin kokteil mul laual on ju. Jah, just, suurepärane. Imeline. Lõbedases Skinny purgis. bitch. Skinny bitch. Jah, kujutad ette sellises purgis. Vau. Jah. Või vaata, uued küünlad tulid. Oled sa varem sellist näinud? No, kas me räägime terve õhtu ainult sellest? Tead, ma olen ükskord olnud naiste seltskonnas. No. Ma ei tea, mis seal lahti oli. Nad rääkisid puhastusvahenditest terve õhtu. Ma mõtlesin, et ma jooksen peaga vastu seina. See oli nagu mingisugune telekanal, aga seal olid ainult reklaamipausid. Et ma põrandat puhastan sellega, kardinaid ma puhastan sellega ja siis ma istusin seal täiesti jõuetuna ja mõtlesin, kuule inimesed, äkki elaks või teeks midagi. Et jätke need puhastusvahendid palun rahule. Ma ei suuda enam teist tundi kuulata seda. No aga kas ei ole, et need naised, kellel on lapsed, väiksed lapsed parasjagu, siis on laste teema üleval. Kellel on kassid, koerad parasjagu, need räägivad nendest. Et see ongi nii. Ja kes ei ole veel saanud mehele, need räägivad suhetest. Ja pidudest. Ja riietest. Ja need, kes on mehele saanud, nad räägivad, kui õude mees nendel on. Mis see kõik valesti teeb. Ja siis, kui sa kohtud mõne oma case-sõbraga, siis nad ütlevad, no sul on nüüd mehega halvasti. Ma ütlesin, et ei, mehega on nagu kogu aeg hästi, mis mõttes on halvasti. Aga kõik räägivad alati oma meestest halvasti. Need on nagu selline Mihkel Kärmase sündroom, et leitakse oma case-sõber ja siis pihitakse talle, milline tropsu mees on. No? Ja geidel ei tohi mitte midagi rääkida, nad räägivad esimesena kõik asjad välja. Hullemad kui naised, vabandust. Nüüd sa saad oma kõikidelt sõpradelt puid alla, nii et vähe pole. Ei, aga no nad on nagu naised, nad on klatši, nad armastavad klatši ja sellist. Aga kuidas sul siis on? Kas sul on rohkem sõprade hulgas siis mehi või naisi? Mul on nii palju geisõpru, et ma ei juba neid üles küll vahetada. Et ei, mul on sellised südamesõbrannad, kes on hästi vanast ajast jäänud ja nad ei taha nagu, vaata, mul on selline kurb asi olnud, et need, kes on minu vanused, need ei taha niimoodi tuuritada nagu mina. Nad on maa rahunenud, nad elavad juba normaalset elu. Sellepärast mulle meeldibki nende poole vahel minna, mida lihtsalt, jälle joomisest räägime. Võtame veini ja lihtsalt räägime. Seal me võime kõigest rääkida, maailma asjadest, mis parasjagu on nagu jah, mulle selles mõttes meeldivad inimesed, kellega on mul ühesugune slepp, et nad saavad sellest aru, et ma ei pea hakkama nullist inimestele seletama, sest kõik need, kes on 15 või 20 aastat nooremad, siis ma pean alati mõtlema, et huvitav, kui ma nüüd seda ütlen, kas ta saab nagu aru, mida ma sellega mõtlen. Ma parem ei ütle, äkki ta solvab. Et selles mõttes on nagu tore suhelda enda vanustega just. Aga samas mina arvan, et see, et ma olen endast pidevalt nagu nooremate inimestega, see läheb ainult tullemaks. Kus juures ma vaatan, mul on taandareng nagu pidev. Nüüd on 18 aastat päeva korral. Et see on ikka taandareng, aga siis ma mõtlesin, issand jumal, et järsku see on ka siis igavese nooruse saladus. Ma arvan küll, et sa nagu järjest upgrade'id oma tutvusringkonda nooremaks, sest need vanad ei viitsi enam sammu pidada. Just, et mul on nagu igav, kõik on ära räägitud, me teame neid asju, millest me oleme 100 aastat rääkinud. No ja sellest, mis juhtus esimeses klassis ja keskkoolis. Ja räägime seal klassivendest, klassiõdesid natuke taga, kes mida, kellest, mis on saanud on ja nii edasi. Kes sai uue puusaproteesi? Nüüd panin mina sulle puid alla. Aga nende kui see läheb nagu noorema poole, siis see on nagu, see ajad ise ka rohkem seljasirgu ja sa pead vaeva nägema ja... No sellepärast ma käin selles, mis see siis oli näo ümber lõikamises. jah. Et see hoiab värskena, aga vahepeal on igav. Ühesõnaga, seda ma tunnetan küll, et mul on igav, mul ei ole nagu millestki rääkida, aga kuna meil on, mis mind jällegi nagu erutab, kuna meil on kõik need tehnikavahendid ja kõik need uued asjad ja vidinad, ma poleks elu sees arvanud, mina lähen TikToki, ma ei lähe, ma ütlesin, see Insta on minu jaoks viimane piir, aitab küll, ma ei lähe. Ma isegi Instas käin kord nädalas, ma saan aru, sa elad seal. Ja siis see on tekitanud lihtsalt selle, et kui sa oled selles seltskonnas, siis see paratamatult nagu erdi imeb sind endasse, sa ei saa mitte midagi teha. No, nii on lihtsalt. Mulle väga meeldis see video, mis on mingis Pärnu spaas tegid, kus sul oli siuke Great Gatsby stiilis kleit ja sa olid nagu kuusk. Oli TikToki video see või? Ma olin nagu kuusk. No sa pöörlesid, meenutasid kuusk ehituna. Jaa, see sai ka see sai tuhandeid laike. Jaa, ma ütlesin, et ma selle nimel olen valmis omale TikToki konto tegema, et vaadata, mis asja sa teed seal. Okei, ühesõnaga, ma ei tea, ma ei oska
selle sõpruse teema kohta muud öelda, kui et sõpradega on nii, et vahepeal nagu lähed tülli nendega, noh, naised ka, siis sa jälle saad aru, et sa ei saa ilma nendeta elada, siis lepid jälle ära ja noh, nagu lasteaias. Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Aga samas sa oled ka öelnud, et ega sa ei vaja väga palju omale lähedale inimesi, et sulle meeldibki üksi olla vahel või? Jaa, ma olen individualist. Ükspäev, kui sa teadsid mulle, et sa oled introvert, siis ma pidin küll tooli pealt maha kukkuma. Ma olen introvert kindlasti. No mine mets, ei ole. Kuidas? Mis sa mõtle, ma lähen praegu siit uksest välja, näpud püsti ja jenkat tantsides ja siis olen nagu, lähen koju ja karglen seal kuskil peegli ees. Siin on akned, aga Tallinn-Tartu maanta. Et ei, et see on, ma ei tea, millest see kujunes välja kunagi lihtsalt see, et bravuursus ja, aga egas ma vastun täna koju, siis ma panen põlle ette ja paned see, jah. Ma tahaks näha. Kas sa üldse oskad süüa teha või? Muna oskan keeta ja praadida. Sa oled nagu Ita-Ever, kes ma sain aru ka abielu alguses suutis põhiliselt muna keeta ja praadida. Aga milleks restoranid on? Ja ma sain aru, et nad ostsid ju kõik toitu Gloriast, et mis mõttes, nüüd ei ole Glorial enam kulinaari, et seal on mingi imelik pitsa. Kui mehed on mind ära rikkunud, ma ütlen, et ma kujutasin ka endale ette, et kui ma mehele lähen, siis pead oskama süüa teha, et öeldi ju kogu aeg, et armastus käib kõhu kaudu. See ei vasta tõele absoluutselt. Kõik mehed on tahtnud ainult restoranis süüa ja siis, kui kõht on kodus tühjaks läinud, siis meil oli paar, ma mäletan Helsingis ka mõned nagu meie koduümbruses sellised lemmikrestoranid, siis ei olnud volti-polti ega mitte midagi. Siis oli lihtsalt telefonikõne, seal pandi kastrulitesse mingisugused head road, niimoodi kuumadesse kastrulitesse ja siis toodi kribinal-krabinal sulle koju. Oli veel mässitud niimoodi ilusti nagu rätikutesse ja kõikidesse asjadesse ja toodi joosti restoranist ja toodi. Et mul on selles mõttes toredad mehed olnud, et nad on tõesti armastanud, et naine peab olema nagu lilleke. Et ei ole midagi siin, et on seal pliidi taga. Ja... Ruuduline pull ja kartul ja kaste ja kogu aeg. Ja. Ma arvan, et see ajab sind sinu isiku puhul naisi jubedalt närvi, et nemad, eks ole, sina saad elada nagu kuninganna, mille sa omal oled valinud ja nemad peavad elama oma nad ei pea, nad on valinud endale selle tee. No aga miks nad kõik kirjutavad, et sa oled neile iidol, et nad salaja vaatavad, et umbes kui ma teeks 3 näo ringlõiklust, kas ma oleks ka nagu Anu? Küsimus ei ole ringlõiklust. Tehke 4 igaks juhuks. Ikka ei saa Anuks ju. Jooge neid, kes kinni vitsi. Kuule, ma pean ütlema seda, vaata, meile toodi 300... See näeb välja nagu mingi apteegi ravim. See on 300 aastane. Ei, see on 300 eurone viski. Mida joovad väga peened inimesed. Siin on peale kirjutatud Tamme rukkis. Just, see on moe peenviinavabrikust. Ja väga peen. Ma ei tea nüüd, kas siin selle peale ka kehtib selline asi, et kui te kribate Anu 20, siis saate -20%. Et 280 siis ainult. Jah, tulete siia moe distillerisse tuleviku D12 siia kauplusesse ja ütlete, et me tahame seda, mida Anu joob. See on uskumatu asi, mis ma praegu ütlen muidugi, et ma joon ka viskit jääga. Mina ei joo jääga, mulle maitseb ainult ühte sorti viski, mida tehakse mingil Šoti saarel, kus ma olen kunagi käinud Aila saarel. Laproi on. Just, et ma joon talvel viskit küll ja mulle meeldib, et ma ei joo ainult veini ja šampanjat, aga see, ma ütlesin, et seda... Hea viski ja hea džinn, piin mulle nagu ei maitse, ma ei saa üldse aru, miks inimesed viina joovad, aga... Mina saan aru sellepärast, et see on, ma ei saa öelda alkoholi kohta, et see on tervislik, aga ta on, kui sa tahad midagi väga puhast ja väga kalorivaest nii öelda, kusjuures siin tead, mis nendes kokteilides ei ole suhkrut. Ja ma ühte nendest peab tunnistama, ma olen proovinud ja see, kuna mulle ei maitse magusad asjad, siis see oli nagu jumala okei, sest mul on tunne, et osa nendest asjadest on küll mingisugune nagu siuke kleepekas, et noored hakkaksid võimalikult kiiresti jooma, kuna nad on madala alkoholiga ja magusad. Ja sa ei saagi aru, et on alkohol sees, aga nendest nagu saab aru. Mingi strawberry või? Mul on raspberry mint, moon, popi, džinn. Ja džinniga on küll läinud halvasti, et kuna ühe mu sõbra
sõbral on Helsingis džinnivabrik, siis on tema sünnipäevadel alati voolab džinn ojadena ja ma ükskord doseerisin seal valesti ja pidasin kõne, mis koosnes 4 lausest, aga oli väga pikk. Et see oli üks piinlikumaid momente ja pärast seda ma arvasin, et ma panen ennast mõneks ajaks alkoholidieedile. Põlema panen jah. Panen ennast põlema. Aga ütleme niimoodi, et hea tahtmine pidada juubeli-kõnet on ka midagi väärt, isegi kui see koosneb 4 lausest, on väga piinarikas. Sul endal oli piinlik või kõigil oli piinlik? No pärast oli nagu ilmselt, kui ma aru sain, mis oli toimunud, oli piinlik, aga kuna seal palav ilm oli, valasid ise omale kokteile kokku, valasid džinni ja toonikut pooleks ja pärast oli kõigil nalja nabani. Mis su piinlikum hetk üldse on seoses alkoholiga? Need kindlasti on olnud. Ma arvan, et äkki mul oli mingi sünnipäev piknikuga Kadriorus ja see lõppes sellega, et ma hüppasin tiiki valge kleidiga. Kadriorus sinna? Ja ma elasin siis Kadriorus. Sellesse mudadesse tiiki? Ja valge kleit oli pärast vetikaid täi. aga sinust ma poleks küll uskunud. Minust ei ole uskunud. No muidugi ma olen ju see hall hiirek. Ma olen suutnud hästi varjata oma pahelist loomust. Aga sul? Ei, ma praegu tuli sellega seoses meelde, et mis on nagu avalik piinlik hetk, et me olime vist Kanal 2 sünnipäevapeol, vanasti need olid hästi rajud. Et siis me läksime sealt otse, ma pidin järgmisel hommikul olema Uno raadios, Aleksander Ots oli siis saatejuht veel toona. Muidugi me läksime otse peolt nagu kännuämblikud sinna ja 6 hommikul hakkas saade vist ja siis otse saade. See oli üks tore saade, see oli nagu Pimp TV. See oli lihtsalt nii õudne. Esiteks meil juttu ja sa ise mõtled, et sa ajad nii tarka juttu, me ajasime enda arust nagu nii, me olime nii sügavad kuidagi ja nii sellised targad ja kuidagi filosoofilised ja saad sa aru, ma ei tea, kaua läks vist tunnik ja see vist saime olla, see mingi 3-tunnine saade on ju hommikuti. Ja mõtlen, see on just see kellaaeg, kus inimesed sõidavad autode ja lastega kooli, lasteaeda ja 2 joodikut pläravad otse eetris. No me rääkisime absoluutselt kõigest ja siis ühel hetkel käis see uks pauguga lahti. Ma ei mäleta, kes toona oli selle raadio või Unose peatoimetaja, ta oli vist voodist lennanud, saad aru, otse, ta ei olnud hambaid ka pesnud, suu haises. Kus ta oli hommikul mantlis, ta saad aru, ta lendas lihtsalt siin. Mul ei ole kunagi niimoodi keegi käitunud, et ta võtab mul lihtsalt kratist kinni, tõmbab ja siis selle Aleksandri ka lihtsalt kratist nagu 2 kassi ja lihtsalt tõstab stuudiost välja ukse taha ja veel annab jalaga tagumikku ka. No, me lendasime sealt niimoodi veel, sest kurat ei tule tagasi siia. Ja ma ei tea, kes seal, kas ta hüppas ise pulti ja rääkis seal edasi, aga see oli vist ikka nii kohutav. Ta sai sealt pärast seda, vist 2 saadet sai veel teha ja siis ta sai kinga ka sealt. Issand, kui piinlik. Siis mulle meenub, et ma ükskord tulin oma kursusekaaslase sünnipäevalt Tartust ja siis ma sain aru, et buss ei käi ja ma siis töötasin vist äkki ETV-s pühapäeva hommiku toimetaja produtsendina. Ja siis ma vist olin tund aega oodanud Tartu bussijaamas öösel ja siis mul tuli väärt mõte, et ma lähen taksoga. Kutad, et ma sõitsin Tartust taksoga Tallinnasse selleks, et tööle jõuda. Siis magasin ennast rõõmsalt välja ja siis pärast vist mingi 4 kuud marineerisid selle taksoarve käes. No aga mõtlesin meil sellist joodiku jutud järsku lahti. No vaata, kus me asume. Me asume moe peenviinavabrikus. Räägime siin kokteilidest. Siin on juba õhk on selline, et siin on alkoholiaurud, et siin ei saa keegi nagu päris normaalseks jääda. Nii, võtame need küsimused ka, et siin inimesed on nii pettunud. Me alati ütleme neile, et palun kirjutage skandaalne @delfi.ee, saatke meile küsimusi, arvamusi, teemasid, millest me... Kuule, see on hea. Me jõuame nüüd iluteemani naistepäeval. Millised on Anu teie top 3 ilusoovitust naistele, mis ei tule kreemipurkidest ega toidulisandite vormist? Top 3 ilusoovitust. Mis sa pakud selle peale seksšampanja ja... Ei, siin on ka veel üks küsimus see, ma võin öelda nagu, kas sa oled lõpuks nõus avaldama, millist roositeed sa jood? Sest ma ükskord rääkisin. Jaa, et siis pärast kõik lõhnab. Ja ma võtlisin selle ja kuskilt... Sa lugesid Kleopatra mälestust raamatust. Just ei, minus kas nad hiinlased või jaapanlannad, et miks nad joovad roositeed või üldse jasmiiniteed hästi palju kõik. Et siis nende
uriin lõhnab ka rooside järgi ja ma ei uskunud seda. Sõbrannadega just arutasime. Milleks on sõbranna tead? Meestega seda ilmselt ei arutaks. Ja tead, mis me tegime? Me hakkasime jooma ainult roositeed, kuude viisi. Issand kõudne, millest me räägime, ma olen purjus vist. Visake meid välja. Tuleb kohe peatohimetaja. Ja jõime ja ma ei tea, kuidas... Roositeed jõime. Ja roositeed ja siis eksperimenteerisime, et kas me uriin hakkab roosi järgi lõhnama. Pärast te korraldasite selle testimise, et kõik pandi järgest topsidesse nagu Jaan Toomiku kunst. Ja nõusutasime, kelle oma lõhnab kõige roosilisem. No kuidas sul läks, Anu? Minu oma oli kõige roosilisem, sellepärast ma arvangi, et keegi küsib, milline see õige roositee on, ta tahab kaubamärki teada saada. Et selleks on, ma arvan, et kui sul oleks raamat, et 10 võimalust, kuidas olla Anu Saagim, siis see raamat müüks nagu pühvel. Ma toon selle pakikese, kui mul veel on, see ei ole see roositee, mida teie arvate nagu, et roosi lihtsalt mingid õielähed. Ei, need on just puhkema hakanud roosinupud, mis lõigatakse maha. Baby roses. Ja, mingi imiku tapmine. Ja siis neid baby rose'i nendest panedki need ja siis jood seda. Et ma olin võidumees muidugi. Oota, kas ma pean nüüd, kui ma joon seda teed, hakkama nuusutama uriini pärast? Isegi roosa. Ma ei tea, siit läheb minu piir edasi. Ma saan aru, et on tulnud ka küsimus selle kohta, et milline naine on sinu jaoks olnud elus kõige inspireerivam? Lumivalgeke. Mis asi? Lumivalgeke. Lumivalgeke või? Räägiks päris naistest. Üks naine, kes on teie meelest maailma ilusaim. Aga no neid, kes on inspireerinud sind, kindlasti on olnud võib-olla mingid iidolid. No pigem Meryl Streep või taolised naised, et ma ei ole vaadanud ikkagi seda välistilu niivõrd. Ma lihtsalt olen imestanud või imetlenud mingeid naisi, kes on... see ei ole isegi edukuse see tipp. Ma lihtsalt, nüüd me jõuame vanuse teema juurde, aga kui ta tegi seda Mamma Miat, tantsis ja laulis seal, vaata, mis vanuses. Ta ei laulnud otse ju. Ei, no vahet ei ole, no vaata, milline energia, vaata, milline kehastumine. Ta on ju megarolle mänginud ühest seinast teise. Ja kas sa kujutad ette ja siis ta võtab lihtsalt sellise rolli, mis on täielik show, kabaree, varietee, nagu ala läheb samasse kategooriasse ehk muusikal. Ja ta paneb seda nii ägedalt, et sa oled lihtsalt wow. Isegi see Pierce Brosnan nägi seal täielik pästa kõrval. Kõik nägid pässita kõrval seal veel. Isegi see noor tüdruk oli täiesti hale. Ja, oligi. Hale temaga võrreldes, et sellisel juhul tekib mul see efekt, wow, milline naine. Kuidas see võimalik on? Ja nii palju, kui ma tema kohta lugenud olen, kui tagasihoidlik ja tagasi tõmbunud ta on ja kui lihtsalt elu ta elab ja mitte ühtegi sellist tiivalikku elet või mingi mina tulen siit, mina olen Meryl Streep, tehke mulle uksed lahti, kus on ka šampanja, blablabla. No kõik see on täiesti zero. Et see on nagu kordades fantastilisem. Et see on kindlasti üks naine, keda ma imetlen. No veel, paku mingid kohalikke... Eestlasi. Eestlasi. Mis sa tahad, et ma küsiks, kas sa tahad Tarja Alanen olla või sa tahad Muumimamma olla või Tuve Jansson või? Tuve Jansson, jaa. Mulle ka väga meeldis. Jaa, mulle väga ka Tuve Jansson. Pärast seda filmi või? Jaa, absoluutli. No aga ma ikkagi imetlesin Ita Everit. No kuidas sai inimene nii väärikalt vananeda selles mõttes, et mitte kunagi, vaata kui minule jõurutakse vanust kogu aeg nina alla, sa oled juba nii vana, sa polegi veel ära surnud. Sa oled Eesti vanim töötav pensionär, ütles mulle Mart Juur minu arvates regulaarselt. Ma mõtlesin, et millal sa talle mingi tordi pähe kinni lööd. Et siis tema puhul mitte keegi mitte kunagi ei võtnud isegi seda teemat nagu üles. Vaata, on ju osad naised, kes on nagu kaitstud, protected. Et nad võivad olla ükskõik kui... Ma mõtlengi, keda võrdväärselt, mul tuli lihtsalt Ita Ever praegu meelde, aga keda ma veel võtaksin. Ja talle ei hõõruta mingeid asju.
et sa ei tohi seda sellepärast, et sa oled vana, et sellepärast... Ja et tal oli ka palju mehi, ta on ise ju seda oma intervjuudes rääkinud, et ta armus praktiliselt alati oma kaasnäitlejatesse, oma partneritesse, ta armastas tipsutada, süüa ta ei teinud. Oskas muna praadida. No palun väga, nii, ja et süüa ta ei armastanud teha, lapsele tal piisavalt aega ei olnud, sest ta oli kogu aeg teatris on ju või proovis. Aga kõik armastasid. Ja mitte keegi ei sõimanud teda mitte ükski kord ja siis ma mõtlen, milline ebaõiglus. et sina saad kogu aeg puid alla, ma ei oska ka süüa teha, last aitas ema kasvatada. Ma mäletan, tookord öeldi isegi mulle, et mul tuleb laps ära võtta. Et selline naine ei saa, kommentaariumites on ju selliselt naisterahvalt tuleks laps ära võtta. Ja nii oota, edasi, kas sellepärast, et sa ennast paljaks võtsid või sellepärast, et sul vähe aega oli? Kõikide asjade eest sain. Ei, kuidas ma tol ajal julgesin öelda, see on 25 aastat tagasi, see oli ju õud, nagu sa ütlesid, et... Sul on lapsehoidja? Ei, mul oli vist laps oli, ma ei tea, mitmenädalane või kui ma läksin, ma praktiliselt sünnitasin ära, panin lapse sinna, kuhu vaja, riiulisse ja läksin, abikaasal oli just mingi suur näituse avamine Stockholmis. Ja ma läksin, ma nagu panin kaalukausile, et kas mees või laps, et meil oli vaja see üks projekt ära teha seal Stockholmis ja ma läksin kaasa ja minu meelest see oli täiesti normaalne, ma ei tahtnud seda beebit pisikest nagu kaasa võtta, on ju, ja läksin ikkagi siis ja olin nagu mehe poolel. See oli kohutav. Ja ma ütlesin selle vist mingites kohtades ka ausalt välja. Aga kes sind sõimasid siis, soomlased või eestlased? Ei, isegi ajakirjas. Sa mõtled, kas eestlased või soomlased? Ja ajakirjanduses kirjutati, et kuidas nii saab, et kui ma olin siis mingil üritusel, kõik teadsid, et mul on hästi pisike laps, siis küsiti, kus laps on ju. Minu abikaasa käest ei küsinud keegi, kus laps on. Halloo, et kuidas see nagu võimalik on. Ja ma rääkisin selle ausalt ära, on ju nii. Ja siis see kuidagi oli nagu õudne kuritegu. Täna see ei ole nii, sest ma sain hiljem teada, et kõik meie paljud kuulsad naised on, kes on karjääri teinud, tegelikult laps on olnud ka palgalise hoidja kuskil. Mitte vanaema. Just. Ei, vahet pole. Mul oli väga tore venelannast lapsehoidja. Et what's a problem? See on nagu meie... Sa ei jätnud teda üksinda koju. No, just. Ainuga asi, mis mind nutma ajas, ma mäletan täpselt, ma olin kuskil väga kaugel ära, reisil Ibiza saarel. Ma ei hakka rääkima, saan jälle puid olla. No, ja mis siis juhtus? Lapsel tuli esimene ammas ja sa ei näinud? Laps ütles esimest korda emme mulle läbi telefoni. Ja see oli õudne, siis ma hakkasin lahinal nutma muidugi. Ja ma praktiliselt ostsin tagasi sõidupileti ja tulin ära, mõtlesin, mis assi see nüüd on, see ei lähe mitte. Kuigi minu arvates teil olid nagu suhteliselt head suhted, ma ei ole temaga küll laivis kunagi kohtunud, aga ta ei ole kurtnud oma lapsepõlve üle. Jah. Et tema osas hoiad nagu väga madalat profiili, aga kas sa ootad, et sul emadepäeval tullakse ukse taha tordi ja koogiga või mulle saadetakse lilled. Kulleriga? Ei, mulle saadetakse lilled, olen, kus ma olen. Ibizal. Jah, võib-olla siin, võib-olla seal, aga pole vahet, ma arvan, et kõik inimesed elavad ja kasvatavad oma lapsi või suhtlevad oma vanematega või kaaskondlastega täpselt nii, nagu nad ise tahavad. Ja sa näed hiljem ju seda, kuidas nendega käitutakse läbi selle, kas sa oled asju teinud õigesti või valesti. Ehk kui minu laps käitub minuga hästi, see tähendab, et midagi ma olen õieti teinud. On ju. Kui mu ema käitub muga hästi, ma ei ole, ma mõtlengi, me ei ole kunagi oma emaga kraagelnud või okei, kui ma noorem olin ja mingi peika koju teis. Siis ta ühe peikana andis küll, issand, ma mäleta, mis ta tegi. Viskas välja või? Ma ei hakka. Ma tahaks kuulda, kui sa alustasid juba, ma võin su emale ise pärast helistada ja vabandada, no räägi ära. Ja ema vihastas minu meelest, kas tal oli parasjagu kuskil seal
ämbriga vesi või kas ta koristas parasjagu või midagi, kas ta võttis tolmu või kas tolmulapi või ämbriga vett või ma ei mäleta millegagi. Valas üle või? Jah, et talle ei meeldinud see inimene nagu, et käitus väga ja see on minu ema poolt täiesti, et nagu ma mõtlesin, vau. Mul on kogu aeg jäänud mulje, et on erakordselt leebe ja viisakas inimene, et ükskõik kellega sa õue peale tuled, isegi Tannammeriga suudab nagu sõbralikult läbi saada. Jaa, ta armastas osasid minu mehi rohkem, kui mulle tundus vahel kui mind. Ta oli alati nende poolt, mina olin alati see paha. Ei, huvitavaid seiku on olnud, aga ma tahan seda lihtsalt öelda, et kui sa saad oma teatud lähikondlastega hästi läbi, siis on ikkagi midagi hästi tehtud. Et kui ma ei suhtleks nendega, Kusjuures mul on kogu aeg tunne, et võib-olla mingis hetkes, kui naised saavad lapsed või jõuavad mingisse rahusadamasse, siis nad tõmbavad omale mingisuguse musta koti pähe ja mõtlevad, et nüüd tuleb pühenduda kellegile ja unustavad enda nagu totaalselt ära. Ja see on see, mida sulle nagu absoluutselt andeks ei anta, et sina ei ole ise ennast maha salanud. Et see on, ma oleks pidanud võib-olla mingi maski ette tõmbama ja natuke näitlema paremat inimest, kui ma tegelikult olen. No kas see on parem tegelikult see, et mitte keegi ei oota sult seda, et sa mingi 3 korda päevas nagu sooja toitu teeks või kas keegi on sulle tagantjärgi aga ma tahan öelda, meil on saateaeg juba läbi, aga ma ütlen lõpetuseks ikkagi seda, vaata, osa naised teevad 3 korda päevas süüa ja on nagu oma mehe, on nagu oma pereteenijad ehk siis elavad oma perele. Mõni nende kõrvalt käib ka veel tööl, aga mõni ei käi ja ümardab siis. Ühesõnaga seda peetakse täiesti normaalseks. Ja see on nende ja siis, kui tuleb kõrvalt mingi teine naine ja ütleb, aga ma elan hoopis nii, ma ei lähe täna poodi, ma ei teegi täna süüa. Me tellime hoopis pitsad on ju ja pudeli šampanjat ja lapsele purksi ja üleüldse mul käib koristaja, mul on lapsehoid ja mul on pesupesija ja triiki ja siis mida sa mõtled, mida see naine tunneb, kui ta laseb nagu ori seal kogu aeg ja ta mõtlebki, et see on nii ebaõiglane ja see kasvatab selle viha, pettumuse, nördimuse ja siis need inimesed hakkavadki sind ka kritiseerima siis. Et mina võtan seda alati niimoodi, et täna ma saan aru, kui keegi kirjutab mingi kohutava kommentaari mu kohta, et miks ma jälle niimoodi tegin, siis see tähendab seda, et võib-olla see on mu enda rahustuseks, tahaks ta sama asja samamoodi teha, aga tal ei ole kahjuks seda võimalust. Ma arvan, et tegelikult on see sinine, roheline või ma ei tea, mis värvi kadedus see, mis inimestele kõige rohkem nagu probleeme püstitab. No, et sa näed, et kellelgi läheb sinu kõrval paremini. Et seda juba vist kirjutas Tammsaare, et kui naabril läheb paremini kui mul, siis nagu bussnoaga pööraks sees. Ja minu arvates just naised ei anna seda nagu teistele naistele andeks. Et miks ei ole keegi nagu siuke ennastsalgav nunn? Kuidas ta julgeb? Või kui olla naine, siis tundubki, et kõigil on võimalik sulle kõike ette kirjutada. Alguses sellepärast, et sa oled liiga noor. Siis on õigus öelda, et sa oled liiga rumal, sa oled liiga ilus selle asja jaoks, siis sa oled juba liiga vana. Ja siis tekib küsimus. Seda vahepealset aega ei ole üldse, kus suures on. Ma olin kogu aeg kas liiga noor või liiga vana. Kõik, järgmiseks on sul jäi keskiga vahele või? Ei, no ma ei tea, vahepeal mind nagu siis ma olin võib-olla mingi... Sa olid igavesti noor, et sul läks lihtsalt nagu suur... Ja ma seda vahepealset aega ei mäleta, et siis ma olin see Lehtsaba kindlasti vahepeal. Okei. Ühesõnaga alati on mingi tiitel mul olnud nii, et vahet ei ole. Kuule, ühesõnaga meie saade on läbi tegelikult. Ja, aga kirjutatagu meile. Skandaalne, et Delfi, et mis teemadel te tahaksite kuulda? Jah, et millised peaksid olema naised. Või tegelikult naistepäev on käes. Sellised naised, kes elavad elu, mis on nende väärt. Just, meil on kingitused, šokolaadid, need ei ole lilled siin. Mariberi šokolaadid, just. Koho restoranis saab süüa just. Ja siis erinevad šampanjad. Käige maniküüris kindlasti. Ja pöörake endale tähelepanu, et kindlasti on siin šampoone, kreeme ja Roosmarii. Marii, esteetilise meditsiinikliinik. Siin on kinkekaart. 50 € väärtuses. Ja me jagame kõiki neid asju. Siin on veel kinkekaarte. Jagame... Seda ma muide proovisin. 7 päeva sai läbi ja ma määrisin seda omale pidulikult peale iga päev hommikul kella järgi. Seda on näha, ja päriselt ka. Ma täna üldse mõtlesin, kui sa meiki tulid, et mis teinud oled.
aga sulle kuidagi need tooted mõjuvad nii hästi. Need mõjuvad ilmselt, jah. Sa kasutad neid siin. Ehk siis kõik Arvestades seda, et ma muidu ei kasuta üldse mitte midagi, on mõju kohutavalt suur. Ehk siis need tooted lähevad kõik jagamisele siin nendele, kes kirjutavad, et siin on, ja need on täis tooted, et need ei ole mingisugused sample'id. Need on väiksed pudelid, nagu Anu rõhutab. Ja My Magic küünevärgid ja mis seal veel on? Kleer. Ja siis see imeliselt ilusas pudelis vesi, mis mul on alati meeldinud. Just. Ma ei tea, kas just vesi, aga pudel on väga ilus. Nii et. No aga head naistepäeva ja kõikidele naistele ka ja iga naise parim sõber on tema ise. Just nii. Yeah, she's a super girl. hea tüdruk. Supergirls